Saaremaad tuntakse tihtipeale just selle minu selja taha jääva Kuressaare Piiskopi linnuse järgi. Siit kõigest mõnesaja meetri kaugusel mängib oma Premium-liiga kodumänge FC Kuressaare. Nende üheks alustalaks on Elari Valmas ja saame täna lähemalt tuttavaks, mis mees ta tegelikult on. Jälle Suursaar väga ohtlikult. Elari Valmas, meeskonna kapten 54. minutil. Vägev tähistus ja seis on 3-0. Juuli alguses oma 32. sünnipäeva tähistav Elari Valmas on kodumaise vutihuvilise jaoks tuntud suurus. Universaalne mängumees debüteeris Eesti kõrgliigas juba 2007. aastal, kui jooksis FC Kuressaare särgis väljakule Narva Transi vastu. Viimased 10 aastat on ta olnud saarlaste esindusklubi põhimees, kes on täitnud platsil just neid rolle, mida parasjagu vaja. Kuigi oma esimeses trennis käis Valmas poisikesena kohe, kui klubi 1997. aastal loodi, tegeles ta vahepeal maadlusega ning küpses tõsiseks jalgpalluriks alles mehe ikka jõudes. Päris pika vinnaga tuli see jah, et ütleme, siiamaani räägitakse legendi, kui kaua ma seda pinki seal nagu nühkisin, aga pidi oma aega võtama lihtsalt, jah. Enne püsivalt jalgpalli juurde jäämist oli Valmas maadluses sulgkaalus Saaremaa mitmekordne meister ja käis üle-eestilistel võistlustel. Hinges oli samal ajal aga juba ka jalgpallivisik. Maadlusega tegelesin jah, et kohtunikud vist nüüd mõistavad mind. Mis selle jalgpalli juures siis lõpuks tõmbas, et selle valisid? Ma ei tea, kuidagi tekkis ikkagi see koduhoovis mängimisest juba seal tekkis selline kuidagi kirg ja armastus selle jalgpalli vastu ja jube raske oli sellest kuidagi nagu isegi piltlikult ka kool kannatas selle kõrval, et ennem läksid ju ikka mängima, kui vahet ei ole, mis ilm oli, et ennem lükkasid kooli asjad ikkagi nurka ja et kuidagi jah, et tõmbas nagu suuresti sinna, aga jah, et see, et nii kaua siis nii palju pidi nii-öelda vaeva nägema, et ennast mängida nii-öelda siis väljakule siis, et see oli seda ootamist väärt. Oma debüüt hooajal meistriliigas sai Valmas 2 mänguga kirja 39 minutit. Just seetõttu kannab ta täna oma särgil numbrit 39. Läbimurde Kure põhimehena tegi pallur sisuliselt alles 22-aastaselt. Tol samal 2010. aastal asus ta tööle ka Eesti ehitusettevõttes Nordecon. Noorel ega ma ei hakanud ka võtnud sihiks ja mingi unistust, et profimängijaks saada, et kohe oli kindel, et haridus ja karjäär nii-öelda, et ega see kõik käis nii-öelda siis jah, nagu töö kõrvalt, et paraku pigem oli ikkagi töö prioriteetsem jah, et nii suurt pühendumust võib-olla ei saanud jah, jalgpalli nagu panna, et kõike seda sai teha nii-öelda töö kõrvalt, et nii palju kui seda jõudis, aga õnneks selles suhtes on ikkagi väga hästi läinud, et jah, nüüd saabki 10 aastat nagu ka Nordeconis töötamises, et need on nii paindlikud on olnud, et olen saanud ikkagi mängudel käia ja lihtsalt pärast saab nii-öelda tunnid järgi teha ja kõik see, et see paindlikkus on väga suureks plussiks olnud. Sa õppisid Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehitust, kuidas sa just sellise erialani jõudsid? Jah, ega ma räägin, väiksena tahtsin üldse tuletõrjuks saada, ega need käivad nagu et ma ei tea, kuidagi lihtsalt see ehituse pool tõmbas lihtsalt, et päris selles suhtes kuldsete kätega mees ei ole, päris objektiivne ma ei jookse, ja päris platsiprojekti juhiks ka nagu ei tahtnud saada, aga jah, lõpuks siis Exceli siis kohtusime, et Excel tabelitega jah, ma töö juures toimetan ja eelarveid koostan nagu. Kui Nordeconi sattus Valmas praktika kohta otsides tänu juhustele ja kontaktile sealsamas töötava Eesti Jalgpalliliidu asepresidendi Andri Höbemägiga, siis tänaseks on saarlasest saanud Nordeconi eelarvestamise osakonna juhataja. Need samad liidriomadused, mis selle väljakul vajalikud on, et need löövad siin ka hästi välja. Tegelikult on päris uskumatu jah, et ta kahes valdkonnas korraga nagu absoluutselt tipus toimetab. See ikka näitab mingit kõva potentsiaali ja tahet ka, ma arvan, hästi palju ja ma arvan, mis mõlemas on oluline see ka, et sa oled alati valmis ette astuma ja võtma vastutust, et ma arvan, see on tal kuskil veres seal, et see väga hästi saab hakkama ja kui sa nii küsid. Meil on ka teiste valdkondade tipptegijad, olgu siis kultuurialalt või kuskilt mujalt, et selles mõttes, et kui inimene suudab oma asju niimoodi korraldada, siis see on ju väga positiivne, kui sinus on mitmekesisust ja tegelikult see
mingil laiemal moel annab sulle mõlemas otsas juurde, nii selle hobi või tippspordiga tegeledes, kui siis nagu tööd tehes, et väga palju, et me ka toetame sporti, kultuuri sponsoritena, nii et selles mõttes jah, et suhtume väga positiivselt, et inimeste mitmekülgsesse sellisesse toimetusse. Aga nüüd hästi siin praegu Stern varastab palli ära ja mängib Suursaarele ja Valmas on teise järel 2-1 olukord, Suursaar mängib, Valmas on värava ees ja värav! Milline suurepärane vahetus Elari Valmast, sekkus teiseks pooleks mäng ja nüüd näeme tantsu ka. Kui lihtne seda tööd Eesti mõistes tippjalgpalliga ühildada on, sest kõrgliigas mängimine seab ikkagi omad nõudmised. No ütleme keeruline tegelikult, kui sa oledki näinud seda, ütleme, alates 2007. või nii-öelda kui tõsisemalt sai hakata mängima 2010. aastast, et tegelikult see areng on olnud ikkagi hüppeline. Tase on iga aastaga tõusnud. On näha, et ega enam sa amatöörina väga kuskil nagu ei purjeta, et läheb väga raskeks juba, et varem ta ei olnud selline segav faktor, aga nüüd on ikka päris keeruline sammu pidada ja et nii-öelda trenni koormused ja see nii-öelda mängukalender ja kõik see, et selle ega seda naljalt enam jah, nagu amatöörina töö kõrvalt ei tee, et aga seni 10 aastat on hakkama saadud, et ega jah, mina ei ole ju profilepingut nagu maitsta saanud, et kõik on nagu tulnud puhtalt südamest ja lihtsalt on selle aja ikkagi leidnud. No samas, kas sul ütleme, siuke 7 aastat tagasi oli väike mõte, et äkki saab selle profilepingu, et sa käisid ju Soomes Ekenesis testimas isegi, et jah, ütleme, eks neid kohti ei olnud palju, et ütleme, et Soomes selline kolm klubi nii-öelda huviorbiidis oli, et ega ma ei olnud ka sellise nii-öelda kaliibriga mängijat, et kes kuskil ukse lahti lööb ja tuleb, et ma olin täiesti keskpärane Eesti liiga mängija, et korra oli küll mõte, et prooviks ja käiks ära, aga sinna see kuidagi jäi, et kutsuti, taheti lepingut pakkuda, aga siis jah, kuidagi ikkagi jäin Nordeconi juurde, et mul oligi lõpuks valida, et sel hetkel oligi vaja teha see otsus nii-öelda, et kas ma lähen profiteed või lähen ma karjääriteed, et siis sai ka Nordeconis nii-öelda siis juhatusega räägitud ja siis sealt tegelikult hoopis siis üks uks sulgus ja teine avanes, nii et samas kogemus kindlasti ikkagi vähemalt juures, et oled välismaal testimisel käinud, et väga paljud ka selleni jõuavad. Jah, praegu tihti loed siin näiteks kas või Sokenetis, et kõigil on nagu see number 1 prioriteet, et ma ei tea, et sa lihtsalt välismaale saad, et ikkagi seal võiks mingisugune, et kuhu sa ikkagi lähed, põhimõtteliselt igaüks võiks minna kuskile Norra 4. liigasse mängima, aga mis seal point on nagu, et ma näen, et Eesti liiga on tegelikult ka nii palju arenenud, et kui sa juba siin saad kõvasti mänguaega, et siis miks sa lähed sinna kuskile Saksamaa 3. liigasse või ma ei tea, et eks see on igaühe oma valik, et kui keegi tahab lihtsalt linnukas kirja saada, et on välismaal ära käinud, siis jah, eks inimesed on erinevad nagu. Ja kuigi sa see 2013 jäid Eestisse, jäid ka Nordeconi tööle, siis kui 2014 Kuressaare langes esiliigasse, siis sa vähemalt esialgu tahtsid ikkagi veel kõrgliigas jätkata ja liitusid Paidega. Jah, et selline kuidagi Meelis Roobaga nagu saime jah, nagu jutule ja eks mu enda selline huvi ka nagu tuli, et ma proovin siis, et seda ma saan ka nii-öelda töö kõrvalt teha ja ma ütlesin, ma haaran nagu sellest kinni, et kindlasti see oli nagu hea kogemus, et tol hetkel tegelikult Paide hakkaski seda sammu ettepoole tegema, et ta läks ikkagi väga palju professionaalsemaks, et praegu on ikkagi ta väga professionaalne, et selles mõttes mütsi maha nii-öelda, mis Veikoga seal Paidega toimetab, et väga kõva sammu on edasi teinud, et aga ei tundnud kodus ennast seal, et sain küll jah, mänguaega seal aga ma ei tundnud ennast seal hästi ja siis ma tegin ikkagi suht kohe kiire otsus, et ma lähen minema. Pärast 2014. aastal Paides veedetud poolt hooaega on Valmas vutiväljakutel pühendunud jäägitult FC Kuressaarele. Koos on läbi käidud tulest ja veest, kui 2016. aastaks kukuti esiliiga B-sse, see siis kohe võideti ja ülejärgmisel hooajal naasti mõneaastase vahe järel Premium-liigasse. Vutimees ütleb, et mängib töö kõrvalt jalgpalli, sest see aitab pingeid maandada ja muremõtetest vabaneda.
no see ühtekuuluvus ja see kogukonna tunne nagu, et noh, et ega sellepärast sa ka ju siin nendes trennides käid ja mängudele Narva, Tartu igal pool sõidad, et noh, et ega muud moodi ei tee seda, eriti veel, kui sa oled veel amatöör, et kui sa oled põhimõtteliselt kogu oma elu olnud amatöör, et ega siis see ongi see, mis sind nagu tõmbab sinna, et see ongi nagu ühtekuuluvus nagu jah, et no Kuressaare on sul kahtlemata väga hinges, on ju, sa oled seal pärit, ta on su kodu, sa oled selle satsi eest mänginud, noh, ongi pool elu, on ju. Kas see kripeldab ka, et nii-öelda ainus, mis nii-öelda käte vahele jäänud on sisuliselt esiliiga B võit ja noh, esiliigas ka hõbemedal, aga toona sa vist mängisid mingi 3 mängu täitsa algusaastatel ja noh, muidu on esiliiga selline 5. koht, et nii-öelda näppud vahel pole nagu väga midagi jäänud nagu selle nurga all. Ei tea, siuke asi peitub detailides, et noh, tegelikult ega jah, see ei ole nüüd teab mis uhkuse asi, aga ma ei tea, ma olen rahul, et mul see kas või see esiliiga B-karikas on, et ma ei ütlegi, et see on nagu mingi karjääri tipphetk jah, aga tegelikult need samad väiksed ja üksikud nagu võidud suurte üle ja noh, need ongi meie karikad tegelikult, noh, see annabki nagu see on hea tunne nagu, et kui sa amatöörina ikkagi suudad nagu hambaid näidata ja nii-öelda profid vastu nii-öelda siis suudad neid võita, siis noh, need ongi meie karikad nagu, et selle nimel me tegelikult olemegi ju siin mänginud, sest muidu jah, kui vaadadki statistikat, ega noh, pigem ma ütlen küll, et asi on läinud tükk maad paremaks, et kas või nüüd Romani juhendamisel, et see on ikka hoopis teine Kuressaare, kes ikkagi on varem olnud. Samas ega jah, ka nagu kõrvaltvaatena öeldes, siis võib-olla nagu saarlastel pole nagu väga palju vaja, et selline enese üle uhkus saarlaseks olemisele on juba sees ja selline viikingi vaim ja ongi, sellest nagu piisab teile? Piisab jah, et kõik, kes on saarlased, nagu tunnevad ennast uhkena ja ega meil ei teki ka seal nii-öelda siis ülejäänud sportmängudega mingit sellist rusikatega vehkimist, et meil on tegelikult väga hea meel, kas või kui hästi on nagu Saaremaa võrkpall ennast nagu näidanud ja et ainult hoiame pöialt ja toetame omasid ja siuke, noh, mina olen väga suur Saaremaa patrioot, nii et see on ka see, miks ma tegelikult nii kaua olen siin ka mänginud. Ja seetõttu vist ka suviti saarte mängudel käite alati väga hea meelega. Ma arvan, see on küll üks eredamaid asju nii-öelda, et noh, mida üldse meenutada võib-olla jalgpallikarjääris ka, et see saarte mängudel käimine ja see on nagu nii omaette elamus, et noh, et piltlikult ongi noh, vaese mehe olümpiamängud on, et see lihtsalt see elamus, mida sa sealt saad ja et see noh, seal on ju noh, nii palju spordialasid, et ja meie delegatsioon on ka ju ikkagi väga suur, kes me sinna oleme läinud, et kui meil ei ole mängu või treeningut, siis me läheme alati omasid toetama ja et see on nagu, seda on jube hea ja fantastiline nagu meenutada, et noh, iga 2 aasta tagant need toimuvad, et noh, et tegelikult nüüd järgmine aasta on uuesti tulemas, et kuna nüüd eelmine aasta jäi jalgpalli pool ära, et siis ütleme, väiksed mõtted ja selline väike miniprojekti juba käib, et paneme uuesti pundi kokku nii-öelda, et pean silmas ka nii-öelda vanemaid mängumehi, kes on juba putsad varna viskanud, et uuesti järgmine hooaeg nii-öelda üles otsida ja minna uuesti veel saarte mängudele ja teha seal hea tulemus. Kui Valmas on olnud aastaid Kuressaare põhimees ja veel mullugi sai ta hingele 27 premiumiga mängu, siis tänavust hooaega on ta Roman Kožuhovski käe all alustanud varumehena. Kui raske on sellise olukorraga toime tulla? Jaa, aga see ongi reaalsus, et lihtsalt nagu ma ütlesingi enne, et lihtsalt see meistriliiga tase, nii-öelda premium-liiga tase on tegelikult lihtsalt läinud nii palju üles, et sa pead ikkagi kõikidest trennidest osa võtma, et sa ikkagi suudaksid füüsiliselt need mängud ära kesta ja lihtsalt pärast teise lapse nii-öelda sündi, et ega ma siis enam, et see sai läbi räägitud, et tegelikult suht lähedal olin ka eelmine hooaeg nii-öelda välja ütlema, et see oli mu viimane hooaeg, aga kuidagi ikkagi saime kaubale ja jutule, et saan ikkagi jätkata ja jätkangi siis nii-öelda väiksema paketina, et ega ma kõikidesse treenidesse kahjuks ei jõua ja ma olen juba sellega juba arvestanud, aga midagi ei ole teha, eks ikka kriibib sees, et nii väga tahaks ikka selle põhikohast võidelda ja mängida, aga midagi ei ole teha, et pere on number 1 ja töö ei tohi ka kannatada, nii et kahjuks nüüd
kannatab siis jalgpall, jah. Et enam ei jõua sellise tasemega, sa ei lähe 3 trenni pealt nii-öelda, et keeruline. Valmas on pikalt pallinud keskkaitses, aeg-ajalt ka rünnakul, kuhu Sergei Šamagil lõi ta omal ajal vasaku ääreründaja rolli kaudu 5. Eelmise hooaja lõpus liigutas Dmitri Kalašnikov mehe aga kaitsva poolkaitse kohale, kus ta on püsinud ka Roman Kožuhovski käe all. Keskväljal toimetamine pole Valmase jaoks midagi uut, sest nooruspõlves on ta ka varem seda kohta täitnud. Kalašnikovsi nõue sel positsioonil oli aga konkreetne. Tema missioon ja mõte oligi, et lihtsalt kaitseliini ees lõhkuv, seda näitab ka tegelikult see kollaste kaartide hulk, et ma isegi korra vaatasin statistikana järgi, et jah, põhimõtteliselt iga mäng sain, et siin lõpuvoorudes jätsin vist 3 mängu vist isegi vahele. Said jätsid vahele. Just, aga see oli konkreetne tema sõnum, et ma pidin seda mängu lõhkuma ja ütleme nii, et karjääri algusaastatel oli puhas selline nooruslik jonn ja selline, kuidas need kollased tuli ja puhtalt lollusest, siis tegelikult ma hakkasin täiesti ka mõistma nagu kohtunike nurga alt, et nad on ka inimesed ja eksivad, et sellist nagu frustratsiooni nagu nende suunas on ikka tükk maad vähemaks jäänud, et pigem on nagu tekkinud ikkagi mingil määral austus. Aga mis kohta sulle endale kõige rohkem mängida meeldib? Kui sa küsiksid noorelt Elarilt, siis ma ütleks kohe, et mul meeldib väravad lüüa, aga ei, tegelikult ma ei tea, ma tunnen ennast igal pool tegelikult turvaliselt, ei ole nagu probleemi kuskil mängimise vastu, et oleneb olukorrast ja oleneb, kelle vastu sa mängid, et kui on vaja ikkagi kiireid kontraid ja oled siis ründas, siis see ei ole minu cup of tea, et pigem, et Neemel on moodi seal ees mürada ja pikki palle haarata ja võidelda, et see kõik oleneb, aga igal pool meeldib mängida. Nüüd Valmas tegi kindla peale siin Saagile vea ära ja üldsegi mitte pehme vea. Он всегда максимально ответственный. Это легенда клуба. Для нас это мой помощник, можно так сказать, потому что Сандерлахт и Элари действительно большие помощники мне, поэтому он не только важен для меня, он важен для клуба. Во-первых, я очень люблю футболистов, которым есть тонкое чувство юмора, а у него оно великолепное. Он всегда может разрядить обстановку в коллективе, очень позитивно влияет всегда, даже когда плохое настроение, он может за счет своего юмора, поэтому его присутствие всегда положительно влияет на коллектив. Ma ütleks kindlasti, et ta on üks tähtsamaid lülisi, kuigi ta pole väljakul praegu nii palju käinud, siis trennides ja riietusruumist on ikka üks liidreid ja üks kõvemaid vendi ikkagist Kuressaares. Kui suur erinevus on nendel päevadel, kui Valmas on trennis ja kui teda ei ole trennis? No kui ta on, siis on selge, kõik naeravad, kõigil on tuju hea ja niimoodi. Aga kui ei ole, siis eks Laht ikka proovib tema saapaid täita, aga muidu on ikka palju vaiksem ja siuksem trennisem päev. Роль действительно большая, потому что я перед тем, как возглавить даже клуб Куресары, я с ним общался, я ему об этом сказал, что его роль очень большая в клубе. Не только как футболиста, потому что все-таки он тот футболист постарше, имеет определенный опыт, и у него немножко больше роль, даже не как у игрока, а именно у человека, который положительно влияет вообще на всю структуру клуба. Elari rolli Kuressaares ei ole võimalik alaväärtustada, et hetkel võib-olla mina olen klubi kapten ja siin varem on ka teisi kaptenid olnud, kuid vaimne liider läbi aastate kindlasti Valmas, et riietusruumis kui ka väljakul ikka tõeline meeskonna ja Saaremaa hinge. Kui suur vahe neil päevadel on, kui Elari on trennis ja kui teda ei ole trennis? Riietusruumis on eriti suur vahe, väljakul on ka natuke lihtsam, kuna mingi vend lihtsalt ei lükka siin väljakult kõrvale. Mida sa Elari puhul võib-olla sellise meeskonnakaaslasena kõige enam hindad? Tema võimet kõigi tuju kaasa üles tuua, et seda kindlasti ja ta on alati olemas, ta sebib kõik asjad ära, ta on kogu aeg siuke, tema ongi kes tihti neid asju taustal veab, et sa tegelikult ei teagi, et tema on mingid asjad ära teinud,
et ta on kogu aeg olemas ja selline toetav ja ei ole vist halba sõna väga kunagi olnud. Aga kas Elari halba nalja on teinud? Vahel harva juhtub ka parimatel kehvasid naljasid, et nii ka Valmasel, et iga siuke paari naljadaga midagi kehva viskab ka sisse, eriti kui ta mingi Arsenali nalju üritab teha, aga nii ta läheb. Elari meeskonnakaaslased hindavad sinu puhul väga palju su sellist iseloomu ja sellist vaimu üleval hoidmise joont. Kui palju sa endal nagu sellist vastutust selle nurga alt tunned või kas sa tunned, et see on ka nagu sinu roll võistkonnas ollagi liider ja hoida tuju üleval ja hoida kõike nagu positiivse meelega? Ei, mingit pinget nüüd see küll ei too, et pigem olengi ma ise nagu. Aga eks ma tean, et see roll nagu mingil määral, eriti see hooaeg, kui on ka meil selline noorem koosseis, et see nagu mulle on pandud, et ega jah, Roman on ka öelnud, et vahet ei ole, kas ma olen vigane või kaartidega väljas, et ta kindlasti tahab, et ma iga mäng olen kohal, et eks enda sõitudega peab arvestama, aga ka mingit lisakoormust ma küll sellega ei võta, et eks ma omade seas ikka olen selline ma ise, omas marinadis. No, sa oled olnud ka Kuressaare kapten, ütleme, kui Kuressaare esiliiga B-sse langes sinu tulemise, juhendamise, suure juhtimise toel, jõudsite esiliigast premium-liigasse. Samas, kui premium-liigasse tulite, siis vana sõber Sander Viira sai uuesti kapteniks ja nüüd eelmisel aastal olid jälle hooajal, kus olid kapten, aga siis kui teine sõber Pajo tuli, siis sai tema, et kas tunned nagu kadedust ka, et see roll sinult on ära võetud? Ei, seda ei ole, et ütleme, eks siin vahepeal nii-öelda sellised isiklikud teemad nagu olid õhus, et mis seda rolli ka mängisid, aga puhtalt juba see, et ka eelmine hooaeg nii-öelda, et kõike mänge ma ei suutnud lihtsalt ja kõike nii-öelda trenne ma ei suutnud kaasa teha ja selline, ma ei vedanud nagu enam seda põhituumikut nii-öelda kas või eelmine hooaeg juba. Su peres kasvab praegu 2 väikest last, kui palju nende tuleks su elu muutnud on? Ei, väga palju. Tegemist on päris palju. Ei ole nii palju nii-öelda aega perega, kui tegelikult oleks vaja, et eks trenn seda ikkagi kõrvalt röövib seda aega nii-öelda, aga eks see hetk nüüd ikkagi varsti tuleb. Tahaksid kindlasti rohkem ikkagi perega aega veeta nagu, et praegu on jah, enamjaolt ikkagi nädalavahetused on ka ju mängude päralt ja et ikkagi, kui sul on laupäeval ikkagi mäng, siis sul põhimõtteliselt terve päev läheb sinna mängu peale, et kas sa siis sõidad mängule või et ikka kogu see ettevalmistus, et see seda pere kvaliteetset aega kahjuks jah, hetkel röövib nagu. Tavapärane amatööri päevane nii-öelda kalendergraafik ongi selline, et sa lähed hommikul 8-st 5-ni, mõnikord 6-ni, mõnikord 7-ni oled tööl, lähed sa otsatrenni, jõuad sa kodust läbi minna, 7-st hakkab trenn, 6-st. Ja siis oledki seal 8-9-ni trennis ja siis siuke 10-11 siis jääb kodustele. ja pahatihti nagu need päevad sellised nagu on, et jah, midagi ei teha. Lisaks Mängiametile on Valmas mõned aastad olnud ka FC Kuressaare juhatuse liige. Viimasel ajal on tema töömaht sel kohal vähenenud ning peamiselt toimetavad antud rindel tegevjuht Maarja Pruul ja president Priit Penu. Ma olen ka pigem rohkem nagu nii-öelda tagasi tõmbanud sealt, et lihtsalt ei ole füüsiliselt seda aega nii-öelda siis töö, pere ja siis veel mängimise kõrvalt, et mingid asjad, mis on minu peale kohustuseks jäänud, nendega ma ikkagi tegelen, et pigem mul olidki kogu esindusmeeskonna teemad nii-öelda, et olid need siis mänguvormid, dressid, sponsorid, kõik see teema nagu, et selline, aga pigem ma olen ka ausalt öelnud, et ei jõua nii seda aega nii palju sinna panna ja et pigem olen ka nagu tagasi tõmbanud, et lihtsalt kui midagi teha, siis teha nagu hästi, Sa saad õige pea juulikuus 32-aastaseks, saarlased on tuntud kui varajased lõpetajad, vaatame kas või vendasid Rajavere või Sander Viirat, et just see Kuressaarest kipuvad nagu kõrges eas mängima ainult hiidlased, et kes nagu vähe vanemad seal mängijad on, et mis sind täna veel motiveerib? Kui vähegi jalad kannaks, ma arvan, et ma mängiks täpselt samamoodi siin 40-50-ni, et ma arvan, et Tuugon hoiaks ka alt, et ütleme, võtaks selle Tuugoni ka ette nagu,
et minul ei oleks nagu midagi selle vastu nagu, aga lihtsalt sa ei jõua amatöörina lihtsalt töö kõrvalt ja et kui ma oleksin professionaalne jalgpallur ja ma tuleksin pärast trenni koju ja jääb aega perele, et siis ma paneksin tuuganini välja nagu, et ei oleks mingit kahtlustki. Kui sa ei suuda nii paljudes trennides käia ja sa ei suuda ennast sellisele tasemele mängida, et sa hakkaksid põhikoormust kandma meeskonnas, et siis nagu tuleb mingi hetk see otsus teha nagu. Kaua sa jaksad veel? No vaatame. Ütleme, nüüd tuleb minna hooaeg korraga, et veel, ma ei ütle praegu, et see hooaeg on viimane, aga ta võib olla viimane. Mida sa veel korda tahad saata? No tiitel võiks ära tulla. Ei, tegelikult mis mul ikka siin enam korda saata nagu on, et eks naudin ja no hästi ütles kunagi, kui mul korra käisid mõtted läbi nii-öelda, et see oli mitu hooaega tagasi, 7 aastat tagasi, see korra käis mõttest läbi, et nii-öelda loobun jalgpalli mängimas, siis ma mäletan väga hästi, kui Sergei Samagülni ütles, et sinu vanuses hakatakse nüüd nautima mängimist, et see vaev, mis sa oled nagu enne kogu aeg välja töötanud nii-öelda ja oled nagu vaeva näinud, siis praegu on see vanus, kus sa tegelikult pead nautima mängimist, et ma arvan, see vanus on mul ka kätte jõudnud, eks ma siis naudin. Nii palju, kui ma neid mänguminutid kas või see hooaeg saan, et siis naudin igat minutit. Kui palju sa sellele mõtled, et saaks Kuressaare eest enim mänge pidanud mehe tiitli lõpuks hiidlase Martti Puki käest kätte ja ehtsa saarlase kätte? Ega ma ei võta seda mingi kindla milestone'ina, et ma nüüd peangi venitama selle nii kauan ennast välja, et kui tuleb, siis tuleb, et jah, ma tean, et seal paar mängu nii-öelda on vist vahet, aga otseselt ta mul kuskil arvuti desktopil ei tiksu, et see countdown, et eks kindlasti on mingil määral uhke tunne, eriti vaadates siis kui ma selle peaksin saavutama, et kus ma nii-öelda alustasin, kus ma nagu mitmeid aastat nii-öelda lihtsalt nii-öelda pingil olin ja et siis eks ta niisugune hea tunnustus nagu oleks, et lõpuks, et alla ei andnud ja lõpuks siis siia jõudnud, kus ma olen, aga ma ei võta seda mingi number 1 eesmärgina, Väga palju pole tõesti minna, sul on praegu 297, sinu ees on veel sõber Viira 301 ja siis on Martti Pukk 303, nii et 6 mängu oled tasa, 7-ga oled möödas. No, Viira nõusse saama nii-öelda siis, et äkki siis lõpetame kõik koos 303 peal, et eesmärk ei ole kindlasti nüüd hambad ristis Martist mööda minna, et Martti on ja jääb nii või naa Kuressaare legendiks, et siin ei ole kahtlustki, Sander Lahel ka ainult 10 mängu vähem kui sulle, et kas laht on vaja ikka selja taha jätta või? No ma arvan, Sandri me saame mingi hetk ikkagi laenule saata, et see suudame selle ohu välistada, et ma arvan, et kui ma olen Martist mööda, siis Sandris mu probleemi ei näe. Ja kummas siis lõpuks Valmas parem on, kas jalgpallis või kontoritöös? Sellele teab vastus tema pikaaegne kamraad. Mõlemad tulevad tal selles suhtes väga hästi välja, et nii tiimikaaslasena kui töökaaslasena suhteliselt siuke asendamatu inimene, et no meil on muidugi läbisaamine olnud alati väga hea, et tunneme üksteist juba võib öelda, et aastakümneid, et eks see kõik kandub edasi ka praegu siin nii-öelda meil kontorisse on, et suudame sellise töökeskkonna muuta ka lõbusaks ja huvitavaks. No jalgpalliväljakul Elari on pullimees, et kas ta on siis töö juures ka pullimees? Jah, tegelikult on küll nii, et ta enda olemust ei ole muutnud nii-öelda sellisel tõsisel kontoritööl, et no ütleme, ehitus on piisavalt tõsine ala, kus peab seda huumorit olema ja Elari seda kunsti valdab väga hästi. Aga kumb tal siis ikkagi paremini välja tuleb, kas asjade eelarvete suunamine või jalgpalliväljakul mängimine? No, vaadates tema nii-öelda statistikat, siis ikkagi eelarvete tegemine tuleb paremini välja. Seal on see võiduprotsent suurem kui kuremängudes.